räägib silmapiir, kuula, kui kaugele ta viib, kuula, mis tuulel öelda veel, kuula nüüd. Vaata, kui pimedus on teel, oota, neis valgus püsib veel, kuula, kui singab sinu maa. Enesetapukavatsustega inimene on ümbritsetud justkui nähtamatute kaaslaste poolt, kelle olemasolu teised inimesed aimatagi ei pruugi. Neid kaaslasi tõmbavad ligi traumeerivad mälestused pereliikme või lähedase enesetapust, rasked haigused või puue, purunenud suhted või rahalised raskused. Nähtamatud kaaslased toituvad depressioonist või sõltuvusprobleemidest ning suudavad end vajadusel osavalt varjata. Kuna me ei oska neid märgata, jäävad nad sageli tähelepanuta ning mõjutavad haavatavas olekus inimest tegema kõige halvemaid otsuseid. Meie vabatahtlik võib olla nii 18-aastane nooruk kui ka 90-aastane pensionär. Vabatahtlike seltskond on kirju. On inimesi täiesti erinevatest eluetappidest ja valdkondadest, kelle ühiseks omaduseks on soov teisi aidata. Vabatahtlikud on meie suurimaks tugevuseks, sest iga abivajaja teab, et teda abistav inimene teeb seda oma vabast tahtest. On toeks nii, kuidas tema saab toeks olla. Abivajaja ei pea kunagi kahtlema abistaja motiivides. Tihti võib teadmine, et sind kuulav inimene tahab päriselt sind aidata, olla see viimane õlekõrs, mis paneb abi vastu võtma. Meie vabatahtlikud säilitavad alati oma ja abivajaja konfidentsiaalsuse ja anonüümsuse. Vabatahtlikuna saadud teadmisi ja abistamise kogemusi saab rakendada erinevates valdkondades kriisiolukorda sattunud inimeste abistamisel. Mida kauem inimene üksi olles oma nähtamatute kaaslastega aega veedab, seda enam hakkavad need teda mõjutama, süvendavad temas peituvat põhjendamatut hirmu, veenavad inimest, et ta on väärtusetu, ei kuulu kuhugi. Elul ei ole mõtet. Need kaaslased võivad panna inimest uskuma, et enesetapp on ta ainus pääsetee. Inimene kaalub enesetappu juhul, kui kõike halba on liiga palju ja jõud on otsa lõppemas. Vahel on raske oma tunnetega toime tulla. Enesetapus nähakse võimalust kontrollida oma elu. Võimetus. Tunne, et pole enam millegi nimel elada. Elu ei paku enam rahuldust. Lootusetus. Negatiivne ja tõesena tundub fantaasia tuleviku suhtes, mis tundub hirmutavam kui surm. Hirm. Tunne, et mind pole kellelegi vaja. Kurbus või enesehaletsus. Tühisus. Kuulumatuse tunne, kus ei suudeta näha enda kohta maailmas. Üksildus. Viha, mida ei saa väljendada. Enesehävitus. Enese süüdistamine ja häbistamine. Kannatus. Suitsiidikavatsusega inimest ümbritsevad nähtamatud kaaslased võivad panna teda uskuma erinevaid asju. Mis vaikuses kuula neid lihtsaid etnimaid, sa kuula südamel.
valime enda vabatahtlikke hoolikalt nii vestluste kui ka ettevalmistuste abil. Meil on oluline, et vabatahtlik oleks avatud maailmavaatega ning suudaks jagada ja mõista ka teiste inimeste elufilosoofiat, mõista emotsionaalseid raskusi ja neid kuulata. Meil kõigil on kiusatus kohe appi tormata, kuid kannatlik kuulamine on väärtuslik oskus. Olulisel kohal on see, et vabatahtlik suudab rasketel teemadel vestlust juhtida ja abivajajat emotsionaalselt toetada. Mitte igaüks, kes soovib teisi inimesi abistada, ei suuda rääkida enesetapust. Meie vabatahtlikud on end selles osas tõestanud. Vabatahtliku töö eeldab paindlikkust. On teemasid, kus on raske olla empaatiline, kuid sellegi poolest on võimalik abivajajat kuulata ja mõista. Meie ülesanne on aidata muredega toime tulla. Vabatahtliku telefonivalve on pikk. Võib see kesta õhtul 7 kuni hommikul 7, see tähendab 12-tunnist valvet, mille jooksul võib tulla 6 rasket kõnet või kõne, kus on ühe inimese jaoks vaja tunde olemas olla. See on raske nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Võib olla ka olukordi, kus pisikeste pausidega tuleb ühe vahetuse ajal järjest erinevate suitsiidimõtetega inimesi abistada mitmete tundide vältel. See eeldab vabatahtlikult suutlikkust ka iseenda vaimse tervise eest hoolt kanda. Telefoniliinid on kättesaadavad ka väljaspool Eestit. Näiteks helistatakse palju Soomest, kus on vähem võimalusi eesti keeles abi saamiseks. Meie vabatahtliku töö on keeruline ja vaimselt raske. Seda ei saa võrrelda ühekordselt või hooajalselt ühiskonna heaolusse panustamisega. Põhjuseid, miks selles valdkonnas vabatahtlik olla, võib olla 200 ringis, aga kõige olulisem neist on siiski soov inimesi abistada. Eluliini vabatahtlikuks olemine eeldab teatud isiklikku küpsust. On mõistlik endale esitada küsimus, kas minust võib saada vabatahtlik? Vabatahtlike koolitusel saad enda kohta teada, kas mina olen see, kes suudab elu hoida. Neid inimesi, kes on motiveeritud ja suudavad seda tööd teha, ei ole palju, kuid seda erilisem on igaüks neist. Eluliini poolt 2001. aastal asutatud Tallinna psühholoogiline kriisiabikeskus pakub tasuta professionaalset, anonüümset ja konfidentsiaalset nõustamist erinevate kriiside puhul, milleks võivad olla kriisid eraelus, lahutus, peretülid, tööstress, toimetulek erinevate stressirikaste situatsioonidega, akuutsed kriisid, õnnetusjuhtumid, lähedase surm, vägivaldne peretüli, lein, vaimse tervise seisundid, krooniline ülekoormatus, stress, töökaotusega kaasnev masendus, enesetapumõtted, depressiivsus, COVID-epideemiast või sõjaga seonduvatest hirmudest tekitatud stressiseisundid.